Tere tulemast tagasi, täna ma räägin siis sõnni tähemärgist, kes on siis teine märk Zodiagis. Enne kui ma alustan, ma lihtsalt tahan ära mainida, et isegi kui sa oled sõnn, see video ei saa 100% iga sõnniga samastuda, sest inimesed on ikkagi mingil määral erinevad ja kui sul on kunagi öeldud, et sa oled sõnn või hambur või vähk või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk, aga lisaks sellele on sul veel kuumärk, Merkuurimärk, absoluutselt igasugused planeedid on oma märgis, oma positsioonis. Ja seal on veel palju teisi aspekte, mis sinu iseloomu ja sinu olemust mõjutavad. Aga kui sa oled sõnn, siis kindlasti leiad sa siit videost midagigi, mis sinuga samastub. Nii et alustame. Sõnnid on sündinud vahemikus 20. aprill kuni 20. mai. Sõltuvalt aastast see võib kõikuda paar päeva siia-sinna, aga üldiselt selles vahemikus. Nad on maavärk, mis teeb neist hästi rahulikud, praktilised, materiaalsed ja stabiilsed inimesed. Nende valitseja on Veenus, mis on ilu, armastuse, rahulolu ja kreatiivsuse planeet, mis teeb siis sõnnid tihti hästi meeldivaks, hästi rahulikuks, hästi rahulolevaks, hästi veetlevaks ja hästi kreatiivseks. Nende kehaosa on siis kurk ja kõri, mis annab neile tihti väga ilusa lauluhääle, sõnnid on tihti väga imeline lauluhääl või siis üleüldiselt lihtsalt väga ilusa hääle, mitte ilmtingimata lauluhääle. Üldiselt võiks öelda, et nad on pereinimesed, nad hoolivad ja hoiavad väga neid, kes nende ümber on, oma pere, oma sõpru, tuttavaid, lähedasi. Nad on valmis nende eest väga välja astuma ja nad toetavad ja hoolitsevad alati kõigi eest. Nad võivad olla hästi head töötajad, sest nad on materiaalselt hästi motiveeritavad. Mitte ilmtingimata sellepärast, et nad oleks rahas ja numbrites kinni, vaid esiteks sellepärast, et nad tahavad stabiilsust, nad ei taha muretseda raha pärast. Ja teiseks sellepärast, et neile tegelikult väga meeldib hästi elada, neile meeldib luksus ja neile meeldib ilusaid ja häid asju osta. Ja nad ostavad alati väga kvaliteetseid asju. Ja neile meeldib üleüldiselt elu nautida ja hästi süüa, hästi juua, hästi elada, nii et neil läheb selle peale raha ja tänu sellele nad ongi materiaalselt motiveeritavad. Ma ütlesin, nad on head töötajad, nad suudavad asju teha hästi pühendunult ja hästi keskendunult. See on nendel väga hea omadus. Ühtli sõnnidel tuleb väga hästi välja ka lastega töötamine, näiteks koolis või lasteaias töötamine. Ma olen ise märganud, et hästi paljud õpetajad on sõnnid. Iseloomult on sõnnid hästi meeldivad, nad on rahulikud, nad on sõbralikud. Üks nende miinuspool on see, et nad on äärmiselt kangekaelsed. Nad on äärmiselt kangekaelsed, nad teevad asju hästi omamoodi. Asju omamoodi selles suhtes, et neil võivad olla mingid rutiinsed detailid või mingid pisiasjad, mida nad teevad teistmoodi. Ja see võib olla midagi täiesti idiootset, aga nad on hästi kangekaelsed ja neid ei saa mitte üheski olukorras ümber veenda. Kui sõnn midagi usub, siis siin lihtsalt ei ole mitte midagi teha, sest nad usuvad seda, nad hoiavad sellest 10 küünega kinni ja sa ei saa neid ümber veenda. Selles suhtes on nendega natuke keeruline, et kui nad usuvad midagi, mis on tõesti vale või midagi sellist, neid on väga raske ümber veenda, tegelikult isegi võimatu. See lihtsalt ei ole mõtet, see on mõttetu energia raiskamine. Sa võid neile selgeks teha, sa võid neile tuua faktid, sa oled vale selle ja selle põhjuse pärast ja nad vaatavad sulle üldse ütlevad, et okei, aga mul on õigus. See on nagu sõnniga vaidlemine on nagu seinaga rääkimine, seal konkreetselt lihtsalt ei ole mõtet. Üleüldiselt on nad hoolivad, nad on hästi kannatlikud, nad on pühendunud, nad on praktilised. Kuna neile ei meeldi muutused ja neile meeldib, kui asjad käivad omamoodi, siis kui nad on endale ebamugavas olukorras, nad võivad hästi kergesti muutuda ärevaks või närviliseks, aga see on nende puhul normaalne, see ei ole mitte midagi hullu. Ütlesin, nad on stereotüüpiliselt aeglased, sõnnide üle tehakse alati nalja, et nad on hästi aeglased ja nad liiguvad nagu teokiirusel, on ju. Aga tegelikult asi ei ole sellest, nad on aeglased, tegelikult on asi sellest, neile meeldib lihtsalt hästi rahulikult kõike võtta. Mitte selles mõttes rahulikult, et nad oleks peast aeglased, vaid lihtsalt nagu chill, relax, neile meeldib kõike väga rahulikult teha. Sest et neil on aega küll ja küll ja küll. Ühtli sõnnid on hästi loomingulised. Ma enne mainisin, et neil võib olla annet laulmise peale. Ühtlasi neil võib olla annet kirjutamise peale. Olgu see siis näiteks luuletuste kirjutamine. Nad on üldse, neile meeldib kirjandus tihti, kui nad ei kirjuta, siis nad loevad. Tihti väga suured kirjandushuvilised, neile meeldib lugeda. Ütlesin, neil võib olla väga palju musikaalset annet, kui nad ei laula, nad võivad mängida mõnda pilli või midagi sellist. Ainus asi, mida ma ütleks, on see, et sõnnid ei ole tavaliselt eriti suured sporditegijad. Mitte alati, aga tavaliselt ma olen märganud, et tegelevad pigem vaimsete asjadega kui füüsilistega. Ühtlasi nad on hästi head koduperenaised ja koduperemehed. Naised ja meestel on tihti väga head kokakunstioskused, nad oskavad väga hästi süüa, teha konkreetselt imeliselt. Ja neil on tihti veel erinevad muid koduseid oskusi, nagu näiteks käsitöö, nokitsemine, puutöö, ehitamine, kõik muu selline, mida võiks kodus vaja minna. Ühtlasi, kuna sõnnide jaoks on hästi oluline, millised asjad välja näevad,
Ka nende enda välimus kui see, mis on nende ümber, tänu selle nende kodud näevad tavaliselt väga kenad välja, väga nii-öelda maitsekad ja nende ümbrus on alati puhas ja kena ja enamasti nad on ise ka puhtad ja kenad. Pluss kuna nad on Veenuse märk, siis tänu sellele neil on juba loomulikult mingit ilu ja mingit veetlevust ja kuna nad ise tegelevad oma välimusega, siis nad lihtsalt annavad selle juurde, nii et enamasti sünnid näevad väga head välja. Nagu ma mainisin, neile meeldib osta kvaliteetseid asju, tihti nad kannavad firma riideid või kalleid asju või kvaliteetseid asju. Ja lisaks riietel ostavad nad ka muid kvaliteetseid asju, näiteks ilusaid autosid või kodumasinaid, elektroonikat, muud sellist. Tihti on sõnnidel mingisugune side kas looduse või loomadega. Neil on kas endal koduloomi või siis neile meeldib käia looduses, olla looduse keskel, tegeleda loomadega, midagi sellist. Ja tihti on sõnnidel ka see, et nad mõtlevad kõige paremini, kui nad on looduses. Ja ma mainisin, et nad on loomingulised, tänu sellele võib nende looming ka kõige paremini välja tulla, kui nad on kuskil looduses. Ütleme, et nad oskavad nautida seda. Asi, mida sõnnid kõige rohkem kardavad, on muutused. Nad vihkavad muutusi, nad ei saa nendega hakkama, see viib neid nende mugavustsoonist välja. Sõnnidel on nende mugavustsoon hästi oluline. Neile ei meeldi minna oma mugavustsoonist välja, sest nad teavad väga täpselt enda piire ja neile meeldib jääda sinna piiridesse. Neile ei meeldi, kui keegi sunnib neid midagi tegema. Ja enamasti neid isegi ei ole võimalik sundida midagi tegema, sest on äärmiselt kangekaelsed, nagu ma ütlesin. Neile ei meeldi ka segadused, neile meeldib see nende enda rahulik elu, mis nad on neile loonud, tihti neile väga meeldib olla kodus. Ja see jutt kõlab, nagu nad istuks kogu aeg kodus ja nad ei suhtleks inimestega. See ei ole tõsi, neile väga meeldib ka suhelda ja sõpradega kokku saada ja kõike seda. Lihtsalt sisimas nad on koduinimesed ja nad on kõige rahulolevamad ja kõige õnnelikumad kodus. Ütlesi sõnnid on hästi kahe jalaga maapel inimesed, nad ei ole ülemõtleja tüüpi ja nad on hästi realistlikud, kuna nad on maamärk. Ja tänu sellele on nende enda elu lihtsam, sest nad ei tegele ülemõtlemisega. Nad saavad täpselt aru, kus nad on ja mida nad tahavad saada, kuidas nad seda saavad. Nad võivad muretseda, aga nad ei ülemõtle ja nad ei loo endale illusioone, mis on nende puhul ka hea omadus. Sõnnid mõtlevad hästi üle raha peale, neile meeldib raha teenida ja samas neile meeldib väga ka raha kulutada. Ja ma ütlesin, et kulutavad seda tavaliselt praktiliste asjade peale, mida neil vaja on, aga samas neile väga meeldib luksus, elu nautimine, käia reisidel, käia spaas, käia ükskõik tegeleda sellega, mis neile meeldib, oma hobidega, panustada oma hobidesse. Kuidas neile meeldib väga hästi süüa, neile meeldib hästi juua, neile meeldib kallilt elada selles suhtes. Neile meeldib ilusad autod, ilusad kodud, kõik see. Ja ma ütlesin, neile meeldib väga ka süüa, seoses sellega nad võivad ka kaalus juurde võtta, tihti. See oligi siis kõik sõnnide kohta. Ma loodan, et see oli huvitav ja ma loodan, et te leidsite midagi, mis teiega või mõne teie tuttavaga samastus. Ja järgmise korrani!